et tahaks siis algatuseks kõigepealt mõningad täpsustused eelmiste videote kohta lisada. Et kõigepealt, kui me tahaksime näiteks selle ruudu keskpunktist hakata joonistada see nii-öelda linnu vaateauk siia, siis selleks mingit paremat võimalust ei ole, kui teha jällegist abijooned. Et nagu ma ütlesin, siis helesinine punkt tähistab keskpunkti joone peal ja ma võin siit siis tõmmata näiteks keskpunkti siia ja nüüd siin on järelikult selle ruudu keskpunkt. Oleks võinud muidugi ka diagonaali tõmmata ja siis oleks saanud samamoodi siia keskpunkti. Ma joonistan siis siia selle ringi uuesti, 0.3 enter, kustutan nüüd ära selle joone, mul näeb seda vaja ei ole. Nii, ja ringi puhul ta annab selle keskpunkti iseenesest, et näete, ringi joone puhul siis võib-olla vaatame, ma enne nägin, et ta tegi seda. Ahah, nii nüüd tuli. Et ringi puhul ta siis mõnikord hüppab, ise leiab selle keskpunkti üles, sest ringi joone puhul ju, ringi määrabki tegelikult see ju keskpunkt ja raadius ja nii edasi. Et praegu mul tegelikult ei ole seda keskpunkti vaja, ma lihtsalt näitasin, et ringi puhul ta leiab ise selle keskpunkti üles. Aga mida ma tahtsin näidata oli see, et eelmine kord, kui ma lükkasin selle siit läbi, selle augu lükkasin siit läbi, ütlesin, et teda võib täitsa siit teiselt poolt välja lükata, aga ma ei lükanud. Ja siis ma näitasin, et kui siia peale vajutada, siis on näha, et siia tõepoolest tekkis pind. Aga me näeme siin ka seda, et vajutasin siia, aga aktiivseks läheb ka see külg. Ja samamoodi, kui ma vajutan siia, siis on näha, et aktiivne on see, et siin ei ole lõikejoont tekkinud, mis lõikaks selle pinna tükkideks. Et kuidagimoodi on toimunud siis lõikumine pindade vahel, ilma et oleks nende vahel tekkinud lõikejoon. Ja seda nüüd, kui ma tahaksin siit läbi vaadata selle toru, siis mul on ju vaja, et siin oleks päriselt auk sees, et kuidas seda siis teha. Et pinnad lõikuksid päriselt. Et selleks siis tuleb mõlemad pinnad aktiivseks teha. Shifti klahviga. Shift on see klaviatuuril see nool üles seal kontroll klahvi kohal. Ja siis vajutada paremale hiireklahvile. Avaneb siit rippmenüü ja siin on selline asi nagu intersect faces ehk lõikuvad tasapinnad. Lõikuvad pinnad õigemini. Et ütleme, see silinder ei ole ju tasapind. Nii, ja siis siin on 2 varianti. Meil on tegemist siis, et lõikumine aktiivsete pindade vahel. Panen siis, vajutan siia ja nüüd näeme, et siia tekkis see lõikejoon ja kui ma nüüd siia vajutan, siis see ei ole enam aktiivne. Nüüd ma saan selle siit ära kustutada ja ma näen siia torusse sisse. Aga vaat seda joont ma ära kustutada siit ei saa, sest et see joon määrab selle augu, et kui ma selle joone ära kustutan, siis läheb see auk uuesti kinni ja enam ei saa jälle läbi vaadata. Muidugi läbi ma tegelikult ei saa vaadata, sest siin teisel pool tuli ju ka vastu sein. Et siia tuleks ka samamoodi nüüd tekitada lõikumine. Intersect faces with selection, siia tekiks lõikumine. Ja siia võiks ka teha interface ja selection. Ja nüüd, kas ma saan selle äkki siit lihtsalt ära kustutada. Nii, ja kui ma nüüd siit selle ära kustutan, siis on vaja siit ka see ära kustutada. Ja nüüd ma saan siit läbi vaadata. Kustutamise kohta veel, kuigi sellest sai eelmine kord palju räägitud, siis ikkagist näitan veel seda ohtu siin kustutamise juures. Et kui me nüüd valime siit stiilide alt sellise stiili, kus on näha need tagumised jooned punktiiridena või ka näiteks niimoodi joontena, et siis sellisel juhul võimaldab see kustukumm kustutada läbi seina ja siis võib jällegi juhtuda, et kogemata kustutad ära midagi, mida sa ei taha kustutada. Et need jooned, mis tegelikult nagu tõesti läbi seinte käib see kustutamine. Kui me seda ei taha, siis tuleb olla ettevaatlik. Nii, ma panen tagasi nüüd selle variandi. Ja tegelikult ma panen tagasi hoopis selle variandi. Nii. Aga lubasin eelmises videos rääkida ka layeritest. Et layerid on siis kihid eesti keeles. Et rääkisin, et kui on mitmekorruseline objekt, et siis oleks väga hea, kui oleksid need erinevad korrused erinevate kihtide peal. Et meil oleks võimalik neid kihte sisse välja lülitada. Nii, ja siis nüüd ma tekitan siia uuesti mitmekorruselise olukorra. Et üks asi, mis ma veel eelmises videos mainisin, on see, et tavalise copy-paste'iga saab ka kopida, et siis see tähendab jällegist, et teen aktiivseks selle kujundi 3 hiire klõpsuga. Siis valin siit kas edit copy või siis Ctrl plus C, Ctrl C klaviatuuri pealt vajutada, see teeb siis seda sama. Ja siis kas edit paste. Siin on ka variant paste in place, see peaks tähendama seda, et ta teeb selle koopia täpselt selle teise asjaga nagu
kohakuti, et mitte üksteise peale, vaid täpselt nagu üksteise asemele, et siis valime selle tavalise paste'i siit. Ctrl V on siis see lühend. Ja panen ta siia peale. Ja uuesti Ctrl V ja saan siia veel 3. korrusega peale panna. Nii. Ja nüüd, paigast läks ära. Ja nüüd vaatame seda layerite asja siis. Et selleks, et panna need kastid kõik erinevatele layeritele, on vaja kõigepealt tekitada need erinevad layerid. Seda saab tekitada siin selle layerite tööriista kõrval on üks siuke nupp i-tähega, vajutan siia peale. Ja praegu on näha, et on üks layer. Ja kui siia plussmärgi peale vajutada, siis tuleb neid juurde. Kuna mul on 3 kastist, teen 3 layerit. Ja see, kus on punkt, see tähendab, et see on aktiivne layer, et kõik, mis ma siin ehitan, see kõik läheb siia 0 layerile. Nii, nüüd, panin kinni selle, see võiks vabalt lahti olla. Nüüd siis asume neid kaste tõstma layeri peale. Nii, aga kuidas ma nüüd aktiivseks nad teen, sest kui ma siia vajutan 3 korda peale, siis nad lähevad ju kõik aktiivseks, sest nad on kõik omavahel ühendatud. Ja oleks pidanud grupiks tegema enne, eks ole. No, nüüd mul tuleb siis ükshaaval kõik need tükid aktiivseks teha. Eks ma hakkan siis tegema. Ja teen aktiivseks ja siis hoian Shifti klahvi all ja siis 2 klõpsu oleks ilmselt mõistlik teha siia. 2 klõpsu siia. 2 klõpsu siia. No nüüd äkki said kõik jooned ja pinnad, põhi ka. Nii, ja nüüd ma tahaks asetada siia layerile 2 ja seda saab teha siis siit sellest aknast siin, et vajutan siit layer 2. Nii, ja kas ta nüüd läks ka layerile 2, seda me näeme siis, kui me selle layer 2 teeme pimedaks, et siin on näha see, et linnuke tähendab, kas on nähtav layer või ei ole nähtav. Ma lülitan selle välja nüüd ja tuli välja, et läks layerile kõik peale. Siin on nagu, siin ei olegi jooni, see on jälle mingi silmapette. Et põhja oleks pidanud ka panema kaasa, paneme selle põhja siis ka kaasa. Layerile 2 ei saa panna, sest layer 2 on nähtamatu. Layer 2. Nii. Kas läks? Läks. Neid jooni siin tegelikult ei ole, kui me hakkame mõtlema, mis siin on. See on silinder, eks ole. Silindril ei ole ju mingit servajooni. Et see on lihtsalt mingisugune selline programm teeb väikse sellise vimka meile, näitab mingid jooni, mida tegelikult ei ole isegi olemas, rääkimata sellest, et kui nad oleksid olemas, siis nad oleksid sellel teisel layeril, mis on praegu pimedaks tehtud. Et siukseid asju juhtub aeg-ajalt SketchUpis, siis on mõistlik lihtsalt uuesti näiteks teha, kui see häirib. Aga ma ei tea, katsun praegu edasi teha. Nüüd selle siis peaks paigutama layerile 1. Jälle pean kõik ükshaaval aktiivseks tegema. Ja siit siis menüüst layer 1. Vaatame, kas läks layerile 1. Ja jälle ta näitab siin mingid jooni, mida tegelikult ei ole olemas. Nii, aga mis me näeme? Näeme siis seda, et kui mul oleks siin mingisugune korrusmaja, siis mul oleks võimalik vaadata siin esimese korruse tuppa, kui ma tahan, siis vaadata teise korruse tuppa, kui ma tahan, ja siis vaadata 3. korruse tuppa, kui ma tahan. Ja mis asi on veel hea selle layerite juures? Et hoolimata sellest, et need tükid on kõik üksteise küljes kinni tegelikult, et kui ma siin 3 korda peale vajutan, siis kõik need lähevad korraga aktiivseks, et kui ma tahaks, et nad ei hakkaks üksteise külge niimoodi, siis ma oleks pidanud nad grupiks tegema enne need korrused. Või vähemalt need välisseinad, mis nagu üksteisega kokku puutuvad. Et näiteks see joon ju ei puutu kokku selle teise korruse selle sama vastava joonega. Et need jooned siis ei pea tegelikult olema grupiks tehtud. Hea on siis see, et kui ma näiteks lülitan nüüd jälle välja need layerid, või ütleme, ma lülitan seekord välja, ta ei luba välja lülitada seda layerit, mis on aktiivne, ma panen praegu keskmise layeri aktiivseks ja välja lülitan need ülemise ja alumise. Et hea on siis siin see, et kui ma valin midagi siit aknaga näiteks, siis ta teeb aktiivseks ainult need asjad, mis on sellel layeril. Et kui ma nüüd tahaksin valida midagi ja kas või ära kustutada, et siis ja panen tagasi need layerid, siis me nägime, et niimoodi aknaga valides ta valis ainult need asjad, mis olid sellel layeril, mis oli aktiivne. Et see on tegelikult hea. Ka lisaks siis sellele, et me saame kasutada seda sissepiilumise varianti. Nii, aga siis mul jäi eelmine kord näitamata veel üks väga tore tööriist, mis oli eelmises versioonis siin põhitööriistade hulgas, aga praegu seda enam siin ei ole. Ma panen selle layerid kinni praegu.
et see tööriist on Follow Me, seda saab siis praegu võtta siit tööriistade alt, on see Follow Me siin. Siit me näeme veel seda, et enamus põhitööriistadel on olemas ka selline lühikäsklus, mida on võimalik klaviatuuri pealt anda, näiteks move on M, scale on S. Et kui sa tahad midagi movida, siis ei pea kindlasti siit ülevalt noolt võtma, vaid saab võtta klaviatuuri pealt lihtsalt M ja siis liigutada. Ja nagu te nägite, siis see töötas praegu ilma, et ma oleks seal ära käinud. Nii, aga nüüd siis, mida selle Follow Me'ga teha saab, on, seda on raske kirjelda, sest sellega saab teha igasuguseid imelisi asju. Et esimene asi, mis sellega kohe väga hästi teha saab, on igasugused pöördkehad. Ma tegin siia praegu ühe ringjoone ja nüüd ma tahan siia peale ehitada siis koonuse. Selleks on vaja, vaatame, kas ta seekord leiab siin üles keskpunkti, see peab äkki olema ennem aktiivseks tehtud ja siis ta äkki leiab keskpunkti. Huvita, mis jama see on? Vaata, kui ma võtan ringi. Nüüd leidis siis selle keskpunkti. Et ma teen praegu näiteks 4 meetrit kõrge siia sellise keskse telje, mis ei lähe isegi mitte otse üles, nii et ma kustutan selle ära uuesti. Nüüd läheb otse üles. Ja joonistan siia sellise nagu koonuse poollõike. Ja mida see Follow Me siis teeb? Follow Me see tähendab, eks ole, eesti keeles, et järgne mulle. Ja seda ma siis tahangi nüüd, et see sirge järgneks mööda seda ringjoont, teeks täistiiru peale ja pöörlemise tulemusena tekib koonus. Et selleks siis tuleb kõigepealt teha aktiivseks see joon, mida me tahame, et ta järgiks. Ja siis tuleb võtta siit see käsk Follow Me, millel ei ole kahjuks seda lühendit, võtad Follow Me ja nüüd vajutad selle pinna peale, mis peab siis tegema selle tiiru peale nii-öelda. Selle tulemusena kadus siit sellel asjal põhi ära, aga selle saaks tagasi, kui meil seda hädasti vaja oleks. Meil ei ole seda praegu hädasti vaja. Jama on siis nüüd see ainult, et ta selle ringjoone tegi sellisteks väikesteks tükkideks, aga ei tea, kas see nagu tegelikult hakkabki kunagi meid segama. Ega proovime siis nüüd kera ka teha. Kera tegemiseks jällegi. Kuna siis oluline oli aktiivseks teha ringjoon, mitte see pind, siis selle pinna võiks tegelikult siit ära kustutada, sest meil on vaja nüüd joonistada siiapoole. Siiapoole on vaja joonistada nagu teine poolring. Enne kui ma hakkan siin seda tegema, ma tahaks näidata teile veel ühte sellist asja. Et on siin Windowsi menüüs on selline asi nagu Entity Info. Et kui siia peale vajutada ja nüüd teha aktiivseks mingisugune objekt, näiteks see ringjoon, siis siia ilmub selle objekti kohta info, näiteks seda, mis on ta raadius, mitmest jupist ta koosneb. Huvitav, kas seda saab muuta ka, proovime. Kui ma paneksin siia näiteks 16 ja ta muutiski selle ära ja saab ka ilmselt suurendada siis. Et see on siis eriti oluline, kui oled teinud ringi ja ei mäleta enam, mis raadiusega see ring sai tehtud, nagu mul aeg-ajalt juhtub. Nii, ja nüüd siis on vaja teha siia vastupidi siis teine pool ring. Meil oli see raadius oli 2 meetrit, eks ole, jah? Ja nüüd siit teiselt poolt ka 2. Ja nüüd siia vahele oleks vaja tekitada siis selline, siia vahele vaja tekitada kaar, pool ring, aga kuna see mall nagu tahab võtta kinni sellest kujuteldavast XY tasapinnast, sest et selleks, et vaatame, kas ta niipidi laseb võtta, niipidi laseb, vaata siis, et keskpunktist kinni ja nüüd siit pool ring, hopsti. Ja nüüd proovime teha seda täisringi peale. Teeme aktiivseks selle joone, Tools, Follow Me ja vajutan siia peale. Nii. Ja vaatame, et sai isegi ära kustutada selle ekvaatori nii-öelda, see on eriti uhke. Muidugi praegustes valgusoludes pole isegi aru saada, et see tegemist oleks keraga, ma olen tagasi selle joone, siis on nagu natuke paremini aru saada. Nii, aga sellega siis ei pea tegema mitte ainult pöördkehasid, vaid sellega saab teha igasuguseid asju, mis peavad järgima mingisugust etteantud joont. Näiteks üks asi, mida sellega veel väga hästi teha saab, on anda mingisugustele kujunditele ümardatud nurgad, et ma teen siia kiirelt ühe kuubi. Nüüd ma tahan, kuub see nüüd päris ei tulnud, ja ma tahan teha, et tal oleksid siin need ümargused nurgad. Selleks ma pean tegema jällegi siia väikse abijooned ette. Et jah, hästi palju tuleb teha SketchUpis abijooni ette. Nii, nüüd ma tahan, et see raadius oleks sellel
0,25, kirjutan siit 0,25 enter. Siia tekkis nüüd see lõigu lõpp-punkt, millest ma saan pärast abi. Ja nüüd siia poole ka. Ja nüüd ta ise nagu automaatselt haagib ennast siia 0,25 külge, et ta programm on nii tark, et ta üritab aimata ette minu soove ja seekord ta aimas tõesti õigesti, et ma tahan tõesti siia 0,25 peale pannagi seda joont. Nüüd ma tahan teha siia kaart, ma tahan teha seda sellele tasapinnale ja jällegi ta on nii tark, et ta saab aru, et ma tahan teha seda nende punktides tehtud pikenduste ristumist kohale. Et mustaks muutuvadki punktid siis, kui nad nagu aimavad ette selle lõigu või punkti pikendusi ja nende pikenduste lõikumist, et siis tekivad mustad punktid. Nii, siit siiani tahan kaart. Nii, ja nüüd ma pean tegema jälle aktiivseks need jooned. Selleks, et seda teha, ma pean vajutama Shifti klahvi alla, siis ma saan kõik need jooned korraga aktiivseks teha. Nii, seda mul ei ole vaja. Ja nüüd võtan siit Follow Me ja vajutan siia selle väikse nurga peale. Ja nüüd ta siis lõikas nagu maha selle osa. Et kui ta siin juhul nagu lisas juurde, siis sellel puhul ta lõikas maha nurgad. Ja jällegi see joon, mida jäljendab, see kujund ei pea olema regulaarne. Ta võib olla ka vabakäeline joon. Võtan siit selle vabakäejoone tööriista. Teen kaare või mitte kaare, vaid lihtsalt ühe joone pean. Ja nüüd ma teen siia mingi kujundi, näiteks eriti efektne jääb, kui teha ring. Ja kui ma hakkan nüüd siia tasapinnale joonistama, siis ta tuleb jällegi siit horisontaalne. Oot, üks hetk läks nagu see ring roheliseks. Vaat siin. No ma teen ta siia ja siis pärast lohistan alla. Teen ka 0,25 siis. Ja nüüd tõstan ta klaviatuurilt, võetan M. Ops, nii. Lohistan ta siia. Nii. Ja nüüd ma teen aktiivseks selle joone siin. Ütlen Follow Me ja vajutan siia. Ja nüüd tekkis siia üliilus uss. Et kui me viitsime nokitseda ja tekitada selline kõverjoon, mis läheb ka vahepeal, tõuseb vertikaalsuunas ülesse, siis ta jäljendab ka seda. Ja mõnikord see uss on nagu oleks väikestest tükkidest tehtud, et see on sellisel juhul, kui see joon koosneb sellistest üksikutest lõikudest, aga antud juhul see freehand joon siis nagu moodustas ühe terviku. Nii. Ja siis jäi meil veel pooleli tekstidest jutt, et kui ma siia eelmine kord panin selle teksti ja siis ta andis kohe selle lõigu pikkuse. Ja, selle kasti ma tegin suvalise mõõduga. Et siis teksti saab ka panna kuskile suvalisse kohta, näiteks klikin siia keset seda heinamaad ja siia panen mingi teksti. Siis ma näen, et see tekst ei ole nagu seotud selle kohaga, kuhu ma ta panin, vaid ta oleks justkui siia ekraani peale kirjutatud. Ja kui ma zoomin sisse ja välja, see teksti suurus jääb samaks. Sama kehtib muuseas selle mõõdu kohta, mis peidab ennast seal teise külje taga praegu. Et selline lugu on selle tekstiga. Aga kui ma tahan sellist teksti, mis jääkski päriselt objektiga seotuks, siis ma pean kasutama sellist teist teksti sorti, mille leiab siit tööriista nimekirjast 3D teksti ja nime alt. Nüüd ta avab siis sellise dialoogi akna, palju kiiremini peaks avama, ma ei tea, miks ta nii aeglaseks on jäänud. Panen siia ka mingi teksti. Siis siin on võimalik muuta fonti näiteks. Ja siin on siis võimalus teha ta 3-mõõtmeliseks. Siin on võimalik panna siis see 3. mõõtme paksus, ma panen siia praegu 10 näiteks. Ja panengi place. Ja nüüd tekkis see tekst siia, kui ma oleksin ta place'inud ilmselt selle külje peale või siis sellises vaates, kus näha nagu rohkem seda vertikaalteljesuunalist sala, siis ta oleks ilmselt teistpidi keerata ennast. Aga kuna ta on plokk, siis ma saan ta keerata ka, kui ma tahan. Ma tahan teda keerata, no. Ta ei võta kinni õigest kohast. Ta tahab nagu sellest tekstist endast kinni võtta, mitte sellest kastist, mis siin ümber on. Et noh, kui ma nüüd tõesti tahaks keerata, siis ma peaksin võtma siit omale mingi abi tasapinna jälle kasutusele. Keeran 90 kraadi enter. Ja nüüd ta keeras selle teistpidi. Aga kui ma tahan kasutada täiesti lamedat teksti ja kirjutada selle näiteks mingisugusele pinnale, siis ma ei pea sellele tekstile ju andma üldse paksust. Ma panen siia, et tal ei ole üldse paksust. Ja nüüd ma võin seda teksti panna kas sellele küljele või sellele küljele. Ja senikaua, kuni see tekst on
ühes tükis sihuke grupp, onju, siis ta ei lõika seda pinda, mille ta on asetatud. aga kui ma selle grupi nüüd õhku lasen, explode, mis avanes siis parema hiireklahvi alt, siis ta nüüd muudab selle pinna tükkideks. ma nüüd selle tähe näiteks siit läbi lükkan. noh, nüüd ta ikkagist reageerib selle pinnaga. See teetäht nagu hästi ei taha toimida. no ühesõnaga, ega tegelikult ju sedasi teksti üldiselt ei kasutata, aga see võimalus on. Mida ma ei näidanud ennem selle teksti puhul, mis ma siia kolmemõõtmeliselt siia alla tegin, et ka selle oleks võinud õhku lasta ja siis neid tähti saab samamoodi moonutada. Et ma võin selle tähe täiesti teistsuguseks teha. Et see oli võimalik ka selle alumise teksti puhul seal, mille ma ära kustutasin.